tulemast vaatama päevaprobleemi uurijaid, kallid uurijad. Tänases saates uurime, kuhu jäi Viimsi gümnaasiumi juurde lubatud bussipeatus. Viimsi gümnaasiumis on juba pikemat aega olnud jutud, et bussipeatus peaks tulema gümnaasiumi lähedale, kuid siiani ei ole näha ei ehitajad ega bussipeatust. Paljud inimesed on juba pikemat aega vaevanud enda pead mitmete küsimustega sel teemal. Meie otsustasime inimeste peavalu leevendada ning selguse majja tuua, uurides olukorda lähemalt. Selgitasime välja, kui paljust inimesi mõjutab gümnaasiumi lähistelt puudu bussipeatust tegelikult. Selleks viisime läbi küsitluse alustades gümnasistidest ning lõpetades kooli personaliga. Millega te praegu kooli tulete? Autoga. Millega te hetkel kooli tulete? Enamus päevadest bussiga. Kas te pooldate seda, et tuleks uus bussipeatus Viimsi gümnaasiumi lähedale? Jaa, sest et see aitaks mul kooli õigeaegselt jõuda. Millega te hetkel liigute kooli? Hetkel liigun autoga. Kas see on tingitud mugavusest või? Ei, ma tegelikult elan väga kaugele, sealt ei käi bussid koolini. Kas te pooldate, et lisanduks Viimsi kooli lähedale bussipeatus? Jaa, väga pooldan, kui räägime. Sellepärast, et ma pean nii pikalt kõndima. Tegelikult üldse mitte pikalt, 10 minutit. Aga ilmad lähevad juba külmemaks ja minu jaoks on see veidi pikk tee ja ma tean, et ka minu kaasõpilased toetavad seda arvamust, et meil on vaja bussipeatust lähemale. Tavaliselt autoga praegu. Kas kui siia rajatakse uus bussipeatus kuskile Viimsi gümnaasiumi lähedale, kas see muudaks teie elu? Ma arvan, et kindlasti muudaks, sellepärast, et kodus on mul bussipeatus suhteliselt maja lähedal. Aga siin ma sõidan koolist rõõmsasti mööda ja siis ma pean hakkama jalgsi tagasi tulema. Või siis õhtul on muidugi tagasi minna saab, siin on see Karukella bussipeatus olemas. Sest ma sõidan Lubjamäest üles ja ma arvan, et ma rohkem kasutaksin ühistransporti sel juhul. Praegu on lihtsalt ühistransport väga ebamugav. Ja kui veel mingi kott on käes, siis tõesti. Kas uue bussipeatuse loomine mõjutaks seda, kuidas te tulete hetkel kooli? Kas te hakkaksite käima bussiga? Kui üks A tuleks siiamaani välja, siis ma saaksin käia bussiga, jah. Siis ma käiksin bussiga. Mis on teie kui koolijuhi plaanid seoses bussipeatuse loomisega kooli ette? Esiteks mul on ta pandud juba hoolekogu koosoleku päevakorda, selle küsimuse lahendamine. Ma tean, et see on riigimaa, ehk siis maantee on siis, eks ole, riigimaantee, mis tähendab seda, et ka vallavalitsus ei ole ainus, kes seal otsustab, vaid seal tuleb siis Maanteeametiga läbirääkimisi pidada. Ma olen teinud järelpäringu vallavalitsusse, millal bussipeatus tuleb. Tol hetkel mulle öeldi, et septembrikuu jooksul tuleb ajutine. Seda ei ole täna. Ma saan ainult oletada, et see on sel põhjusel, et hetkel Lubja ringtee on loomisel ja nad teevad ühe asja valmis ja siis vaatavad seda liikluse kulgu ja seejärel teevad selle peatuse. Minuni on jõudnud ka info, et näiteks V3 mõned bussijuhid teevad peatuse siin tee otsas, et see sõltub kindlasti bussijuhist ja see on väga tore, et nad niimoodi arvestavad meie õpilastega. Ja mis on veel tehtud, me oleme pisut rääkinud ka Haabneeme kooli inimestega ja me tahaksimegi Haabneeme kooli ja siis Viimsi gümnaasiumi hoolekogude poolt teha ühise pöördumise palvega siis bussipeatuse rajamiseks Randmere teele, tee otsa. Küsitluses selgus, et ligi pooled õpilased tulevad kooli bussiga ning need, kes hetkel liiguvad kooli näiteks autoga, hakkaksid kasutama ühistransporti. Oleme tulnud Viimsi vallavalitsusse, et rääkida spetsialistidega ja saada rohkem infot tekkinud probleemi kohta. Kas Viimsi riigigümnaasiumi lähistele on tulemas bussipeatus? Ja on küll, et bussipeatus on sinna kavandatud esiteks siis selle riigigümnaasiumi ja selle lähiümbruse ehk Tammedepõllu pargi teemaplaneeringuga, et see planeering on siin ka seina peal
ja kuna selle realiseerimine võtab natuke kauem aega, siis on ka koostamisel ajutine peatuse projekt, mis küll Maanteeametist sõltuvatel põhjustel on juba alates suvest saati menetluses ja siiamaani ei ole me kahjuks saanud seetõttu peatust ehitada. Kui me nüüd räägime sellest peatusest, mis nagu püsivana tuleb, siis see jääb Tammepõllu tee ja Randvere tee ringristmikust põhjasuunas, et siin on ta selle koha peal. Et ajutine peatus on meil siis 2 varianti, millest üks on ette nähtud siia Tammepõllu teest natukene Hekide, Ringi ja Imatra elektrimaja poole. See on esimene variant, Maanteeametile see ei sobinud ja siis teine variant, mis töösse läheb, on ajutine peatus, kuniks siis põhipeatus valmib siia Imatra maja ette. Et siin siis buss peatub, vastaspeatus on siin olemas ja siit saab ilusti siis kooli minna. Kas on oodata bussipeatust Viimsi gümnaasiumi lähedale? Viimsi riigigümnaasiumi lähistele Randvere teele on hetkel projekteerimise faasis ajutine bussipeatus, mis peaks siis riigigümnaasiumit teenindama nii kaua, kuni valmib Tammepõllu ja Randvere tee ristmiku projekt, millele Maanteeamet on tänaseks küll tehnilised tingimused väljastanud, kuid kuna vahepeal on elu edasi läinud ja Viimsi vald on otsustanud Randvere tee teisele poole ehitada noorte talentide kooli, millele me soovime head ühendust nii riigigümnaasiumi poolt kui ka Haabnemäe keskuse poolt, siis tuleval aastal on kavas Tammepõllu ja Randvere tee ringristmiku projekteerimine. Lisaks siis otsustame, et kuidas toimuvad kõige paremini teeületusvõimalused, et kas me projekteerime sinna ka tunneli või silla või jääb samal tasandile teeületused, et siis lähitulevikus on kindlasti koos noorte talentide kooliga kogu selle piirkonna liikluslahenduse muutmine kavas, sealhulgas siis ka tänapäevastele nõuetele vastavate bussipeatuste kavandamine ja väljaehitamine. Loodan, et kõik uurijad said enda küsimustele vastused ning peavalule leevendust. Sellega on päevauurijate töö tehtud ning lugu leidnud selguse. Peatse kohtumiseni!